Hei, tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma olen siin selleks, et rääkida teemal, millest ma olen väga pikalt tegelikult tahtnud rääkida ja millest olete teie ka minult väga palju küsimusi küsinud. Nii et siin me oleme ja lõpuks räägime siis aknest ja aknearmide laserlihvimisest. Miks ma üldse selle protseduuri peale mõtlesin, miks ma seda teha tahtsin ja milline on minu lugu aknega üleüldiselt eelnevalt. Ma panen siia mõned klipid minu esimesest YouTube'i videost, kus on siis tegelikult näha, milline mu näonahk mõni aasta tagasi välja nägi. Mul on päris korralik akne. Tegelikult mul on isegi palju paremaks läinud. Need on enamasti aknearmid, sellepärast et mul oli kunagi hästi tugev akne. Ja milline ta on hetkel siis võrdluseks? Minu akne lugu, ma arvan, et algas kusagil, kui ma olin äkki 12, 13. Ma olen ka olnud akne ravimi peal ja tänu sellele mul maks lõpetas töötamise, sest et need olid nii kanged ravimid ja mis mul üldse ei sobinud. Nii et lõppkokkuvõttes, kui keegi küsib minu käest, Liina, kuidas sa enda põletikulisest aknest lahti said, siis esiteks mul ikka veel tekivad punnid, mul ei ole väga puhas näonahk 24/7, seda on kindlasti ka praegu näha, aga mul ei ole näonahk enam nii hull, kui ta kunagi oli. Väga suur osa, mis alati, kui ma käisin nahaarsti juures, mis mulle öeldi, on see, et jätta ära piimatooted. Ja piimatooted on need asjad, mis minul, ma arvan, et tegid kõige rohkem ja tekitasid seda põletikulist aknet rohkem juurde. Nii et kui ma üks hetk piimatooted enda elust kõrvaldasin, siis mu organism võttis kõigepealt aega, et selle muutusega kohaneda ja pärast seda mul läks akne kindlasti palju paremaks. Aga see on ka veel palju teisi faktoreid. Tänane video on ka selles osas see, et ma tahan jagada teile enda kogemust. Ma ei ole arst. Võtke seda videot kui minu kogemust ja mina jagan teile, mis mina olen läbi elanud ja milline oli minu enda siis selline emotsioon kogu nende protseduuride ja kõikide asjadega. Aga konsulteerige alati arstiga. Miks ma seda protseduuri tegelikult endale teha lasin ja teha tahtsin, oli siis see, et isegi kui mul ei olnud enam põletikulist aknet, mul ei olnud neid põletikulise akne mina pean silmas siis seda, et mul ei olnud selliseid valulikke punne ei tekkinud enam ja ma tean, põletikuline akne on väga lai termin. Isegi kui mul ei olnud enam neid valulikke punne ja vistrikke, siis mu näonahk nägi ikka välja selline ilma meigita, nagu mul oleks ikka veel jätkuvalt akne. Ma otsustasin, midagi ma pean nendega ette võtma, sest et nemad niisama enam ära ei lähe. Ma käisin Kristinas kliinikus, kas see oli aasta tagasi, Marti või? Ja mina küsisin, vabandage, kas te teete aknearmide jaoks eemaldamiseks ka midagi? Ja siis nad rääkisid, et neil on tegelikult selline laserlihvimine, aga et ma peaksin minema konsultatsioonile, mis on väga oluline, sest et isegi kui te kuulate hetkel minu kogemust siin, siis kõige parema vastuse, kas antud protseduur teile sobib, saate te ikkagi siis, kui te lähete konsultatsioonile. Läksin konsultatsioonile ja kuna mul ikkagi aknebakter vohas veel, näonahk ei olnud võib-olla kõige paremas seisukorras, siis kõigepealt ma sain väga palju häid nõuandeid, mida teha selleks, et akne nii-öelda kontrolli alla saada. Kui tuli siis aeg lõppkokkuvõttes protseduuriks, ma olin üpris närvis. Tänane hommik on käes, täna me läheme seda tegema. Kuidas on mu enesetunded? Ma olen natukene närvis, miks ma räägin siin hetkel, mitte seal, sest et ma arvan, et seal mul ei tule võib-olla ühtegi sõna suust välja, kui ma tahaksin teiega rohkem rääkida. Mu kõige suurem hirm on valu ees, aga see on okei. See on mööduv, see läheb üle. Ühte asja ma tahan veel öelda on see, et täna ma lasen teid endale väga lähedale. See on selline natuke minu puhul haavatav olek ja seisund. Ma näitan teile väga lähedalt enda näonahka ja kõike muud ka järgnevate nädalate jooksul. Palun olge leebed minuga ja ma tahan, et teised näeksid seda. Ma tahan, et te saaksite ise vaadata, kas see on kunagi midagi sellist, mida te sooviksite teha. Võtan enda julguse kokku ja võtan teid endaga sellele retkele kaasa. Aitäh! Kui ma siis sinna protseduurile läksin, nad alustasid siis sellega, et ma sain valuvaigistit ja nad panid mulle ka peale tuimestava kreemi. Ja tuimestav kreem oli mul üpriski tükk aega peal. Kõigepealt siis see protseduur algab niimoodi, et nad võtavad selle tuimestava kreemi maha. Nad teevad siis tunnelid naha sisse, seda siis laseriga. Ja. Nii on parem või? Ja, nii on parem. Marti ära naera mulle. See piis on see, et on oletus. See kriimosa on see, kui pikalt teeb. Okei. See kõlas väga ohtlikult. Ei ole midagi üldse nii ohtlikku. Sellised täpikesed on. Tulen paberikärsa asju. Ja, sa võib prilli eest ära võtta, ma võin sulle näidata neid täpikesi, siis sa tead, millega tegemist on. Näe, sellised täpikesed on. Ossa raisk. Tulevad sellised. Hepmikood. Okei, tuleb esimene. Kuidas on? Valutab. Jaa, no vaata luua juureks on veel nagu siuke natuke mitte nii tundlik nahku põse pealt, aga... Oh, wow, ma tunnen seda kärsakat nüüd. Ma tunnen ka oma naha kärsakat. Wow. Oh my god, ma näen mingit täppe. Nüüd hakkab nagu tulitama.
Kas sa... noh, kuidas see praegu on? Kas ma katsun mu käsi juba? Nagu... Natukene on tõesti väga nagu soe on. Teevad laseriga tunnelid näha sisse ja seda sellepärast, et aknearmid on väga ebaühtlased ja üpriski sügavad. Asi, mis veel ma tahaksin mainida, on tegelikult see, et nad läbi terve protseduuri rääkisid minuga. Nad olid väga sõbralikud, kuna ma ei näinud ilmselgelt, mul olid need vahvad prillid olid silmade ees. Siis nad niimoodi katsusid mu nahku, ütlesid, nii, nüüd me teeme selle piirkonna siit, nüüd me teeme selle piirkonna siit. Meil on nüüd siit niimoodi tegemata see osa ja siis muidugi seda seda mõtletast. Oled sa valmis, kuidas sa valuga toime tuled? See oli asi, mida ma väga-väga hindasin ja mis tekitas minus natukene rohkem seda turvatunnet, et ma ei olnud nii, et okei, nüüd nad tulevad ja hakkavad kohe lihvima mul näo kallal. No ja selline see protsess välja näebki siis, jah? Jah, selles mõttes ma teises etapis hakata lihvima, aga see on põhimõtteliselt nagu hajutatud vaba käega lihtsalt. Sama asja teen, aga lihtsalt ma nagu pintseldan üle nii-öelda. Kuna mul oli päris valus, nagu ma korra juba eelnevalt mainisin, siis nad panid mulle ka uuesti peale tuimestavat kreemi. Et see kreem mõjub rohkem, läheb naha sisse ja mul ei ole enam nii valus, kui nad päriselt lihvima hakkavad. Me paneme siia praegu uuesti tuimestuse peale ja siis teeme teise põhja puhtaks, teeme teisele põhjale tunnelid ära, paneme sinna tuimestuse ja siis tuleme hakkama seda lihvima. Ühe soovitusena mul tegelikult muusika mängis klapis, mis oli väga vahva, sest et nii või naa sa tunned enda naha kõrbemis haisu. Väga hirmsalt, kui see ka kõlab, aga sa tunned seda kärsahaisu ja sa samamoodi kuuled seda laseri heli. See, kui mul on ühes kõrvaklapis mängib muusika, mis on vahva ja positiivne, oli tegelikult väga-väga abistav. Kindlasti ainult ühes, sest et muidu sa ei kuule, mida spetsialistid sinuga räägivad. Marti, kas sa saad mulle muusika siis peale panna? Ma tahaks Benet kuulata. Benet tahad hoopis kuulata, jah? Jaa, see on lõbus. Et podcastid ei teerad? Ei keri. Ei keri podcast. Supalaun, jah. Hakkas parem. Kui tunnelid on tehtud, siis seejärel nad hakkavad lihvima. Noh, kus tunne? Kõik õhetab, siuke kerge põletustunne on. Aga pulssi on hästi tugevalt tunda näos, aga väga siuke täpselt nagu keegi oleks jah põletanud otsa nagu. Mis põhjust oligi? Pupsti. See on nüüd see nii suurt ja lihtsalt panin ka süstesse, sest et süt. See on hea thumbnail, kus ma annaksin niimoodi. Nii et selline see vahva protseduur välja nägigi. Üleüldiselt väga valus, aga ka minu valulävi on väga-väga madal, mis puudutab minu näolapikest. Kõik muu täiesti okei, aga kui keegi tuleb minu näo kallale, siis mul on üpriski valus. See paranemisprotsess oli see, mille kohta mina internetist infot ei leidnud. Rääkimata sellest, et keegi oleks Eestis sarnase video teinud, aga me ei leidnud ka infot väga välismaa sisuloojatelt, kes on sarnase protseduuri läbi käinud, sest et välismaal tehakse asju võib-olla natuke teistmoodi ja ma ei tea, kas see 101% on see sama protseduur, millele mina olin minemas. Ma tahtsin jäädvustada nädala aja paranemise nii realistlikult kui võimalik. Mina nägin välja väga paistes, väga koorikuid täis, aga selleks, et te ise näeksite 101% läbipaistvalt, milline see reaalne paranemisprotsess oli, ma tahan seda teiega jagada. Nii et siit see tuleb. No nüüd on siit kaamerast ka väga hästi aru saada, jah? Muidugi on seda suht võimatu mitte märgata praegu, mis mu näos toimub. Tere hommikust, kätte on jõudnud esimene päev pärast tahtsin öelda operatsioonist, et mul oli lihtsalt nii ebamugav olla, et ma oleks nagu kopil käinud. Esimene päev pärast protseduuri. Öösel oli suhteliselt raske magada, sellepärast, et ma olen harjunud magama need, et ma panen põse niimoodi vastu kätt. Ja siis magan niimoodi külje peal, aga ma olin täna terve ainult selili ja see oli natukene raske sellega kohaneda. Kuidas mul enesetunne on? Pea valutab natukene, ma arvasin sellest, et ma ei ole väga hästi maganud. Ma olen hästi palju vett joonud kogu aeg, aga selline tunne on nagu kõik see on ühes tükis, mis ta tegelikult nagu ongi. Ta on selline nagu, kui eile ma sain veel natuke rohkem oma nägu liigutada, siis praegu ta on selline väga. Ja siis on näha, et mul on poevedeliku öösel välja tulnud, et täna õhtul ma esimest korda pesen. Täpselt siuke tunne, nagu ma oleks näoga vastu asfalti
vennad, kui üritada seda kuidagi millegagi võrrelda. Selline on esimese päeva update. Teine päev peale protseduuri, ehk siis täna on kolmapäev. Paistetus on palju rohkem alla läinud. Hommikul ta isegi rohkem paistes. Ma näen, kuidas ta päeva jooksul rohkem alla läheb. Nägu kisub nii meeletult, sellepärast, et ta on rohkem siuke koorikune ja ma näen, kuidas nahk tegelikult paraneb ja natuke kiheleb, ehk siis ma ei saa seda sügada ja ma lihtsalt istun niimoodi siin. Emotsioone ma väga palju veel näidata ei saa. Kolmas päev pärast protseduuri. Täna on neljapäev. Üldiselt paistetus, nagu te näete, on mul palju rohkem alla läinud. Ma just seda räägin iga päev. Iga päevaga läheb paistetus meil rohkem alla, aga mu nägu näeb suht kärnaline näeb välja. Lõua otsas mul on rohkem aknebakterit, ma uurisin, kas on okei. Jah, see on okei, et mul on selline aknebakter lõua otsas ja see natuke välja lööb. Puhastan nagu seebiga, hoian seda seepi lihtsalt kauem peal. Aga ja, täna üks asi, mis juhtus, oli lihtsalt see, et mul läks lõua alt täiesti lambist paista, seda on praegu veel ka nagu aga ta on tagasi tõmmanud ikka korralikult, jah? No, ta on natukene nagu hell siin, et lihtsalt see ongi see, et ma ei tohi väga palju üle pingutada. Süüa teha ma ka ei tohi. Nagu ma täna aru sain, see võiks ka tegelikult sellest olla, et ma lihtsalt tegin süüa. Ma küll üritasin nagu vaadata vahepeal rohkem üles, aga nagu kui ma teen süüa niimoodi, siis kõik lihtsalt valgub ja läheb paista. Päev 3 tunne on juba palju parem, nii et tada! Täna on kätte jõudnud reede. Ma just sain endale uue seerumi, mis siis aitab neid koorikuid veidikene näost. Kuidas sa ütled seda? Aitab koorikutel lahkuda. aga nagu näha, siis su lõug on täiesti juba ilusaks tõmmatsid vaikselt. Ja, lõug on mul juba täitsa palju parem. Et noh, see punetav nahk jääbki veidikene kauemaks, aga lõug on mul parem. Jätkuvalt kõige raskem osa, ma arvan, mis on lihtsalt see, et ma ei tohi veel alla vaadata. Ja teine raske asi on magamine, sest et jätkuvalt ma tahaks magada niimoodi. Muidu on kõik väga hästi. Kui te kuulete nüüd mingeid hääli tagataustal, siis Marti on streamis ja ma teen järgmise update'i teile jällegi telefonis. Täna on siis laupäev. Miks ma nii õnnelik olen praegu, on see, et ma tegin Tsunami näomaski, ma pesin siis selle seebiga enda nägu ja mul praktiliselt on kõik koorikud ära tulnud. Mul mõned siin lõua all veel on, aga see on väga-väga vähe. Ja ma sain eile siis uue seerumi. Tegelikult on nagu nimetatud post-op ehk siis opi järgseks kasutuseks, aga kuidagi see lagundas, ma ei oska kirjeldada, kuidagi see võttis siis need nahatükid siis palju rutem mul näost siis lahti ja nad tulid väga kergesti ära. Et see oligi see, et ma lihtsalt niisutasin mitu korda päevas ja kui ma nägu pesin, siis nad läksid ära. Selline kiskuv tunne on ikka veel, kui mu nägu nüüd praegu kuivab. Ma ei ole uuesti niisutanud, ma just pesin ja tegin näomaski. Nagu selline näonahk sealt alt tuleb välja, ma olen mingi wow. See on tänane update. Tere, kätte on jõudnud pühapäev. Homme saab nädal aega sellest, kui protseduur oli. Täna, nagu te näete, mul näonahk koorub päris korralikult. Ma niisutan lihtsalt mitu korda praegu päevas ja that's about it. Mul siia alla on veel mõned koorikul jäänud. Palju parem juba. Hello. Täna on esmaspäev. Näonahk näeb hetkel välja selline. Eilsega seoses väga suurt muutust minu arust olnud ei ole. Ta lihtsalt hetkel on väga kuiv ja ma arvan, et edasistel päevadel ka samamoodi. Ma arvan, ma update'in teid järgmisena siis, kui mul ta ei ole võib-olla enam nii kuiv, et kui kaua see kuivus kestab. Ma jätkuvalt kasutan seerumit mitu korda päevas ja 3 korda nädalas Tsunamit ja kõike muud. Nii et selline ta siis hetkel on. Pärast nädalat ma tegelikult ei hakanud isegi igapäevaseid filmimisi tegema, sellepärast, et väga palju midagi ei muutunud. Kestendav nahk oli kusagil nädalake veel. 2 nädalat on selline aeg, mil sa pead arvestama, et sa ei saa meiki kanda ja su nahk kestendab, on punane kindlasti. Ma lasin teilt küsida ka väga vahvaid küsimusi. Protseduuri kohta pole, aga kuidas nahka nüüd nii klaarina hoiad? Üks asi on kindlasti see, et on toitumine ja ma ei ütle jällegi, et mul on väga puhas nahk. Ilmselgelt mitte. On päevi, kus mul on näonahk päris palju halvem. On päevi, kus mul on näonahk parem. See on kõik muutuv. Aga ma räägin teile kiirelt, milliseid tooteid üldse mina kasutan ja milliseid tooteid ma kasutasin siis ka paranemise ajal, enne paranemist. Millised on siis need asjad, mis mul igapäevaselt on. Kuidas mina meiki maha võtan, siis minu õhturutiin. Ma alustan alati kookosõliga. Kookosõli minu jaoks lagundab selle kogu meigi kihi, mis mul on kaasa arvatud ripsmeduši väga hästi lahti. Peale seda ma pesen oma näo veel, ajan selle kookosõli veega rohkem laiali ja ma kasutan, mis selle nimi ongi nüüd, AB Soothing Micellar Gel. See on tundliku naha jaoks. Seda ma olen kasutanud 8. klassist alates. Mulle väga meeldib apteegi kosmeetika ja üleüldiselt ma olen väga valiv toodete suhtes, mida ma kasutan enda näonahal. Ta on hästi neutraalne ja ma samamoodi pesen enda silmameigiga sellega maha. Kui mul need sammud on tehtud, ma kuivatan enda näo ära, aga kindlasti mitte ei tohiks näohooldus ja meigi maha võtmine seal piirduda, vaid kasutada ikkagi mitsellaarvett, näovett. Mul on ostetud Ameerikast lihtsalt selline ja seda ma kasutan siis vatipadjaga, kui ma teen terve oma näo veel kord puhtaks, et kui mul kusagilt
jäi veel meiki peale, sest et kohe, kui ma seda ei tee, siis mul on uued vistrikud seal samas juures. Väga tüütu, võtab kaua aega, aga see reaalselt aitab. Kui ma olen selle ära teinud, siis ma alati niisutan. Niisutamiseks ma kasutan seerumeid. Asjad, mida ma ei kasuta, on paksud kreemid, sellepärast, et need tekitavad mul samamoodi rohkem akneid ja vistrike juurde. Nahk peab saama hingata. Mina kasutan siis Dermastili Rich Nutrition seerumit, dropperit. Seda ma kasutasin tegelikult enne, kui ma läksin laserile, ehk siis ma konsultatsioonis sain need vahvad tooted. Praegu ma kasutan igapäevaselt seda niisutavat, aga pärast siis paranemist ma kasutasin seda post-op oma, mis aitas mul koorikutest vabaneda. Ja samamoodi nagu ma rääkisin, et ma kasutasin Tsunamit. Tsunami on siis selline vahva, ta on näomask ikkagi. Marti on teinud sellega video koos Henriga ja mina kasutan seda praegusel hetkel kusagil kord nädalas. See aitab siis kõigest jamast näos vabaneda. See on asi ka, mis on väga suureks abiks olnud mulle hetkel. Mitu korda pidid protseduure tegema, et kõikidest armidest ja punnidest lahti saada. See protseduur ei ole siis tegelikult akne eemaldamiseks, see on ikkagi armide eemaldamiseks. Hästi palju abi on sellest, kui minna konsultatsiooni, sellepärast, et ta õpetab, kuidas sa saad aknebakterit paremini kontrolli all hoida ja sellega toime tulla. Mina pidin tegema antud protseduuri ainult ühe korra, kuna mul ei olnud väga-väga sügavad aknearmid, aga kui sul on sügavamad aknearmid, sa võib-olla pead tegema seda mitu korda. Iga selle laserlihvimise vahel peab olema vähemalt 6 kuud. Ehk siis see on pikaajaline protsess, aga see on seda väärt. Kus saab teha? Mina käisin seda tegemas Kristinas kliinikus. Kaua paranemine aega võttis. Kusagil 2 nädalat oli see esimene aeg, kui need koorikud tulid maha, paistetus läks alla, nahk ei olnud enam nii kuiv. Aga ma ütleksin, et 2 kuud on kindlasti see, kui nahk on veel punasem. Nii et sellega lihtsalt peab arvestama, et isegi pool aastat on pigem see, kus su nahk alles kohaneb. Mida paranemise ajal kindlasti teha / kasutada ei tohiks? Kasutada sama puudrit, kus sul on juba aknebakteri sees, ehk siis kui sul on tavaline kompaktpuuder, siis tegelikult sul on sama aknebakter sees, need samad pintslid ja kõik asjad. Kõike puhastada väga-väga hoolega. Mina ostsin endale uued puudrid, sellepärast, et lihtsalt ma ei tahtnud riskida sellega, et ma panen seda sama aknebakterit endale uuesti näkku, sest et see ei aita paranemisele mitte mingil moel kuidagi kaasa. Rasvased kreemid, neid ei tohiks kasutada, isegi ükskõik kui kuiv sinu nahk on. Ja seda sellepärast, et aknebakter tegelikult paljuneb, kui ta ei saa õhku. Nii et kõige olulisem ongi lihtsalt hoida nahk puhtana, siis aknebakter ei saa nii suuresti vohada. Ilmselgelt päikest ei tohi saada, mina käisin terve suvi nokamütsidega. Nagu ikka, nädal aega ei tohi käia saunas, trennis, spaas, ujumas, kõike muud. Kas sellel on mingi vanusepiirang ka? Otsest vanusepiirangut antud protseduuril ei ole, aga liiga varakult ei tasu ka seda teha, eriti siis, kui sul on veel rasune nahk ja sa oled võib-olla enda teismeeas. Nii et pigem, kui peaks sellele vanuse külge panema, siis alates 17, et ei ole seda väga teismelise hormonaalset aknet ei oleks sellel hetkel. Kaua see protseduur aega võttis? Ma olin kusagil 1,5 tundi seal. Aega võtab kindlasti see, et sul on tuimestav kreem peal ja sinuga räägitakse. See lihvimine ja kogu see, kui nad päriselt su näo kallal toimetavad, ma arvan, et see oli kusagil 0,5 tundi. Akne parim ravim. Mul öeldi, et lõpetada näonaha lämmatamine ehk siis paks meik, kreem, kõik muu, et näonahk ei saa hapnikku, mõjutab päris suuresti aknet. Hoida enda padjapüürid puhtana. Hind ja kas selle jaoks on mingid eeltingimused ka, näiteks põletikulist aknet ei tohi olla. Kõik on ikkagi selline, et kuna ta on aknearmide eemaldamisprotsess, mitte akne eemaldamisprotseduur, siis see on hästi personaalne. Et mina samamoodi käisin eelnevalt konsultatsioonis ja ta andis mulle nõu väga isiklikult, et ma ei saa nagu kõigile öelda seda, et jah, kui sul on selline akne, siis sa ei saa seda, või kui sul on selline akne, siis sa saad seda protseduuri teha. Et ma soovitan 101% ikkagi minna konsultatsiooni, rääkida, saada aknebakter võimalikult hästi kontrolli alla ja sellisel juhul vaadata, kas see protseduur üldse sobib ka sulle. Hinna poolest siis, kuna mul tehti siis põsed ja lõug, minu protseduuri hind oli 470, aga kui sa teed ka siis otsaesise ja nina ka juurde, ehk siis sul on tegelikult palju rohkem pinda, mis vajab lihvimist, siis on see kokku 750. Aga sinna juurde tulevad ka tooted, mis on väga-väga vajalikud paranemiseks. Ehk siis seesama seerum ja siis Tsunami näomask ka, nii et nende hinnad tulevad veel omakorda juurde. Mis siis juhtub, kui akne tagasi tuleb? Akne tagasi tuleb siis üks asi, mida mina kodus kasutasin ka, oli siis selline LED-laser. Ta on selline pisikene taskulambi moodi ja seda niimoodi hoidsin erinevates kohtades mitu korda enda näos. Nii et seda LED-laserit ma kasutasin, aga samamoodi kõik need samad
asjad, mida teha lihtsalt ja need nõuanded, et aknabakter saada kontrolli alla. Lõpetuseks. Tänaseks on möödas sellest kusagil 5 kuud, kui ma käisin selle protseduuril. Vaadates enda aknearme nüüd, ma olen väga-väga rahul enda näonahaga ja ma olen väga-väga rahul tulemusega. Nii et kui sa küsid minu käest, kas mina soovitan sellist protseduuri, siis jah, ma soovitan küll. Isegi kui see video tundus natukene hirmutav ja eriti need ülikirjad kaadrid minust, mina ütlen, et see on ikkagi kõike seda väärt. Sellepärast, et ma tunnen ennast enda nahas palju paremini, ma tunnen ennast ilma meigita palju enesekindlamalt ja see on suur asi minu jaoks ja ma olen väga-väga rahul, et ma antud protseduuri ikkagi endale ette võtsin. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Ma loodan, et sa said siit vajalikku informatsiooni. Mul on väga palju märkmeid siin ja ma üritasin teile kogu info edastada. Kui sul on veel küsimusi, siis kindlasti jäta need alla kommentaaridesse ja ma vastan neile hea meelega. Tšau! Tšau!